ma olen raudteel ja päris Toomas rong sõitis siin rööbastelt maha otse vette. Nii et päris Toomas rong võib olla vee all. Me peame teda leidmiseks magnetpüüki tegema. Nii et teeme seda kohe, issand. Ausalt öeldes, ma ei ole kindel, kas see video on tõsi või vale. See võib olla võlts. Uurime välja. Issand, ma näen midagi sinist veest välja tulemas. Oota, mis see on, kutid? See näeb välja nagu päris veduri osa. Siin näeme numbrit 1. Aga vaadake seda Toomase rongi fotot. Tal on ka küljedel number 1. Nii et see ongi päris osa Toomase rongist. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, kui päris Toomase rong on seal. Nii et tal võib-olla on meie abi vaja. Heidame kohe magnetit edasi. Nii et jah, tundub, et mul on jälle midagi magneti küljes. Seal on mõned mullid. Midagi tuleb veest välja. Jälle midagi sinist ja midagi rasket metallist. Issand, see on tegelikult rongiratas. Jah, vaadake seda kraami. See sai löögi tagajärjel tugevalt kahjustada. Tema ratas sai kahjustada. Ja ma olen kindel, et see on Toomase rongiratas, sest sellel on sama värvus. Vaata tema fotot uuesti. Jah, poisid, me võime leida kogu Toomase rongi vee alt. Me peame kiirustama, et teda päästa. Ma ei olnud kindel, kas Toomase rong on päris või mitte. Aga nüüd ma arvan, et jah, ta on päris. Ja see peidab end kusagil vee all. Poisid, ma viskan täpselt samasse kohta iga kord. Ma tunnen midagi rasket. Nii et me hakkame kogu Toomase rongi vee alt välja saama. Ja mis see on? Issand, vaata, see on veel üks väga raske asi. See näeb välja nagu mingi ventiil. Nagu sa võib-olla tead, mõned rongid töötavad selle auruga, nii et kogu veduri juhtimiseks on vaja palju torusid ja ventiile. Aga vaata seda värvi. Nii et ma võin eeldada, et see raske asi on seespoolt pärit. See oli kasutusel Toomase rongi sees, et juhtida selle rongi mõningaid mootori osi. Aga tead mis? See on natuke kahtlane. Miks? Nüüd saame näha Toomase rongi sisemisi osi. Ta on nii hullult purustatud, et võib-olla on ta juba surnud. Ma ei tea. Me peame viskamist jätkama, et sellest aru saada. Võib-olla oli vee kuumuse mõju nii tugev, et Toomase rong ei jäänudki ellu. Aga ma tunnen midagi, mis pole eriti raske. See on natuke imelik, aga me hakkame kohe kogu asja kätte saama. See ei ole rong. Võib-olla on see veel üks vihje meie uurimisele. Mis see on, kutid? Ma näen jälle oma magnetil midagi. See number 1 märk. Kutid, ma tean, mis see on. See on vedurilamp. See paigaldati Toomase rongi ette. Jah, see on ka tugevalt kahjustatud vee kuumuse tõttu. Nüüd ei ole mul enam kahtlustki, et me otsime päris Toomase rongi, mis on vee all. Aga kuidas see juhtus? Mis Toomasega juhtus? Miks ta rööbastelt maha sõitis? Me peame sellest aru saama ja peame mõistma, kas saame teda aidata. Mõtleme nüüd õnnetuse põhjusele. Mõtleme, kuidas see võis juhtuda. Toomase rong sõitis rööbastelt maha. Aga mis on selle põhjus? Nüüd tunnen midagi oma magneti küljes, aga see pole nii raske. Võib-olla me ei saa kogu rongi veest välja. Ma näen oma magneti küljes midagi metallist ja midagi kummalist. Vau, mis see on? Issand, see on väga eriline vedurifoor ja see näitab punast tuld. Nii et hetkel, kui see hävitati rongi poolt, oli fooris punane tuli. Punane tähendab, et ei tohi minna. Aga rong, kes selle asja purustas, liikus edasi ja ta hävitas foori. Ning see oligi põhjus, miks ta rööbastelt maha jooksis. Issand, kuidas see võimalik on? Nii palju, kui me teame, ei riku Toomas rong kunagi reegleid. Ta järgib alati reegleid. See on üsna kummaline.
See võib tähendada, et vee all ei ole Toomas rongi. Aga kes siis? Siin näeme veel midagi. Jätkame viskamist, et välja selgitada. Mida rohkem ma magnetit viskan, seda kahtlasem see asi tundub. Võib-olla on see mingil moel võlts. Võib-olla oli seal rööbastelt maha sõitnud rong, mis nägi välja nagu Toomas rong. Aga kas see oli päris? Kuule, tundub, et mu magnet püüdis midagi rasket. Tõmbame selle välja. See raske asi. Issand küll. Poisid, see on veel üks sinine asi. Ja seal on mõned rongi osad. Ma tean, mis see on, poisid. See on Toomase rongi esipaneel. See on külg. Ja see on esiosa. Me leidsime juba varem küljeosa, rattaosa ja nüüd saime esiosa. Jah, see nägi varem umbes selline välja. Siis saime mootoriosa ja lambi, nii et me saame peaaegu kogu Toomase rongi kokku panna. Ma arvan, et peame jätkama magnetpüüki, et saada veen ja veenosi. Ja võib-olla suudame probleemi lahendada. Võib-olla saame aru, kas see Toomas on päris või mitte. Ja kui ta ei ole päris, siis mis oli rööbast mahamineku põhjus? Hei, nagu ma teile ütlesin, on siin palju ronge ja ka Toomas rong oli siin. Sellepärast leidsimegi tema osi kohe selle veekogu lähedalt. Nii et viskame edasi, jätkame. See olukord on täiesti kummaline ja me hakkame selle kohe lahendama. Me hakkame kogu Toomase rongi veest välja saama. Paistab, et ma näen veel üht sinist asja. Midagi, mis on seotud Toomase rongiga. Jah, see on kindlasti osa vedurist ja see on originaalne sinine värv. Võime eeldada, et veekuumuse mõju oli nii tugev. Nii et rong, mis on sama värvi ja mis näeb välja nagu Toomas rong, purunes tükkideks. Tema mootori osad, tema šassi osad kohutavalt kannatada saanud. Viskame edasi, et neid veel saada ja võib-olla saame kogu rongi kokku koguda ning saame Toomase rongi kuidagi ellu äratada. Jah, see on võimalik. Nii et hankime veel asju, et see müsteerium paljastada ja teada saada, mis see on. Jah. Aga nüüd tundus mulle, et ma kuulsin temast midagi. Jah, vaatame, mis see on. Minu magneti küljes on ikka veel midagi. Aga ma kuulsin temast kindlasti midagi. Oh, issand kutid, vaadake, see on veel üks metallist sinine veduri osa. Ma arvan, et see on mingi kaitsev asi. See oli paigaldatud rongi ratta külge, aga kahjuks see ei töötanud, sest nüüd näeme, et rongi ratas oli lihtsalt kohutavalt katki ja see kaitsev asi ei aidanud eriti palju. Aga see on kindlasti katteks rongi rattaleks. Nii et me oleme nüüd väga huvitavas punktis. Ma tean täpselt, kus vedur asub ja nüüd saan ma kogu rongi kätte või võib-olla saan selle kätte osa kaupa. Nii et praegu viskan ma just sellesse kohta, sest ma olen kindel, et seal on Toomas rong või midagi, mis esineb Toomas rongina. Jälle sama asi. Kohe lülitatakse välja. Okei. Ja ma tunnen, et mu magneti küljes on mingi metallist asi. Jah, ei, see on peaaegu kadunud. Hei, ma tean, mis see on, kutid. See on toru. Must aurutooru, mis paigaldati Toomase rongile. Ja need on spetsiaalsed torud, mis annavad mingit gaasi või auru. Paigaldame selle õigesse kohta, eks? Ma arvan, et see oli kuidagi nende torude kaudu selle seina külge ühendatud. Jah, sellest torust tuli palju suitsu välja ja lamp paigaldati siia. Nii et meil oli peaaegu kogu rong koos. Viskame edasi, et saada midagi väga erilist ja aru saada, mis oli rööbastelt mahasõidu põhjus. Või kas see oli päris Toomas rong või võlts? Ma ikka veel poolenisti usun. Ma usun ja ei usu, kas see oli päris või võlts. Aga ma leidsin nii palju osi Toomas rongist. Need näevad nii ehtsad välja
Nii et ma võin oletada, et Toomas Rong on päriselt olemas meie elus. Me saime veel ühe väga raske osa. See oleks siis osa Toomas Rongist. Jah, mul oli õigus. See on veel üks suur sinine metallist raske asi. Ja ma olen täiesti kindel, et see on osa. Või võib-olla see raske asi oli paigaldatud rattale, mis tegi, ma mõtlen, pöörlevat asja. See on kindlasti Toomase Rongi saba. Mida rohkem ma leian, seda rohkem ma usun, et see oli päris Toomas. Ja võib-olla vajab ta ikka veel meie abi. Mida me peaksime tegema? Aga kindlasti, kui sa ikka veel seda videot vaatad, pead sa kohe minu kanalit tellima. Palun telli, kui sa pole seda veel teinud. Kogu tõde sellest rööbastelt mahasõidu kohta. Ma tõesti tunnen, et see on midagi väga olulist. Oot jumal. Mis see on? Kes see nägu on või mis? Ei, kutid, see on Toomase Rongi nägu. Oh jumal, see tähendab, et mul oli õigus. Toomase Rong hävitati nii hullult. Nüüd on meil Toomase Rongi esiosa. Nüüd hävitati see veega kokkupõrke tõttu. Nüüd. Või mitte? Miks ta on nagu tardunud? Miks ta ikka veel naeratab, kui tal pole kõik korras? Paneme selle oma kohale ja uurime välja. Toomas Rongi nägu peaks kuskil siin olema. Tema taga on kohe rongitoru, eks? Ja siin on kuulsa Toomas Rongi lamp. Me kogusime palju osi, mis on temaga otseselt seotud. Kõik need osad näevad tõesti välja nagu päris. Täpselt samasugune Toomas Rong, nagu me fotodel nägime, eks? See on täiesti identne. Aga tead, mis ma mõtlesin? Foor ei sobi, sest see oli punane. Päris Toomas Rong ei rikkunud kunagi reegleid. Ta on väga korralik rong. Võib-olla Toomase Rongi juhtis keegi teine. Siin oli rongijuht, hull rongijuht, kes sõitis Toomase Rongi koopiaga. See hull sõitja rikkus reegleid ja sõitis punase tulega. See oligi põhjus, miks Toomase Rongi koopia rööbastelt maha sõitis. See lendas nii kaugele ja sellepärast laguneski see veega kokkupõrkelt tükkideks. Nüüd saab kõik selgeks. See kõlab tõesti ehtsana. See oli nagu Toomase Rong, aga mitte päris ehtne. Täpselt samasugune koopia. Ja hull rongijuht oligi rööbastelt mahasõidu põhjuseks. Ja sellepärast leidsimegi kõik need Toomase Rongi osad vee alt. Nüüd ongi mõistatus lahendatud. Minu nimi on Laav ja aitäh vaatamast. Kui soovid näha rohkem Magnet Fishing Adventuresi, siis telli kindlasti kanal kohe praegu. Ja ära unusta sellele videole meeldimist panna. Näeme varsti, sõbrad!